Selles järjestuses võetakse ringe ka ülejäänud sõidu jooksul, vaid karusa hakkab ähvardavalt Aavo pilvele lähenema. Tasapisi hakkavad liidrid ka rivi lõpus olevatele meestele ringe sisse tegema. Olulisi muudatusi esimese kolme hulgas ei teki ning lõpetatakse just eelpool mainitud järjekorras. Kõik jätkus. Rajale paluti järgmiseks poolfinaaliks võistlejad, aga sedapuhku veopagidel. Nagu algul mainitud sai, oli selles arvestuses kaasa tegemas 7 meest. Teine nende sõit kujunes juba finaaliks. Pagide eelvoorudes oli kõvema aja ette sõitnud number 6 all startiv Vahur Lillmann ajaga 1.25,98, siis number 21 lätlane Tainis Leimanis ajaga 1.26,39, number 1 valitsev Eesti meister Andrus Tiideberg 1.26,48. Kõik 7 pagimest kohe ka stardis. Parimatel stardipositsioonidel eelpool mainitud mehed. Esimesed ringid võetakse Vahur Lillmanni vedamisel, siis Tainis Leimanis, Andrus Tiideberg, number 2 Rudolf Sarv, number 5 Andrus Nõukas, number 51 Leimannite meeskonna teine piloot Bruno ja number 4 Andrus Sooniste. Ka veopagidel tuli sõita aja peale 20 minutit plus 1 ring. Ringe võetakse jätkuvalt Lillmanni vedamisel, Tainis Leimanis ja Andrus Tiideberg, vastavalt teine ja kolmas. Mida enam võistlus arenes, seda ähvardavalt hakkas lähenema liidrile Tainis Leimanis. Teise duelleeriva paari moodustasid Tiideberg ja Sarv. Sellises situatsioonis jätkatakse järgnevat distantsi jooksul. Tunduvalt hakkab raugema Andrus Sooniste poolt juhitava veopagi hoog. Väga tugevalt tuleb aga ettepoole Rudolf Sarv ning üsna pea neelatakse alla konkurent Vahur Lillmann, kes oma liidripositsiooni loovutas lätlasele Tainis Leimanisele. See viitab sellele, et lätlasel on tõsised kavatsused võtta roosikult esikoht. Tainis Leimanis niisiis võitja, Rudolf Sarv hea sõiduga teine ja Vahur Lillmann kolmas. Veoautode teine poolfinaalsõit oli täis dramaatikat, aga selleni jõuame. Stardis olid number 6 möödunud aastane selle krossi võitja Ülo Värnik, number 41 Alar Kuusi vend Aivar Kuus, 24 Gunnar Orav, veel 27 Ingar Sassi, 18 Urmas Puusalu, 21 Leho Laidvee, 71 lätlane Aris Norviks, 40 Silver Tammemägi, 38 Mart Kork. Kohaliku publiku rõõmuks võtab liidripositsiooni kohe endale Ülo Värnik, siis number 21 Leho Laidvee, 38 Mart Kork, 41 Aivar Kuus ja lätlane Artis Noviks. Selles järjestuses hakatakse mõõtma esimesi ringe. Kui umbes teisest poolfinaalist on sõidetud 5 ringi, on ikkagi ees number 6 Ülo Värnik ja tema järgi kohe number 21 Leho Laidvee. Siis aga juhtub midagi hirmsat tolmupilves. Kes täpselt vääratab, seda on väga raske öelda. Igal juhul põrkavad kokku 3 veokat, millede roolis olid Urmas Puusalu, Gunnar Orav ja Ingar Sassi. Teised aga jätkavad samas. Selles rusinas saab igaüks võidusõitjatest nimelt Sassi, kes hoolimatult tuli autokabiinist välja. Selle tõttu tuleb välja kutsuda kiirabi ning sõit pannakse seisma. Õnneks ei osutu vigastused nii tõsiseks, nagu hetkel kardeti, kuid kiirabi läheb siiski meest läbivaatusele viima. Sõit ise tuleb aga kordamisele ning läbitakse see aeg võistlustrassist, mis jäi sõitmata. Ka kordustardist läheb juhtima kohe Ülo Värnik. Sedapuhku õnnestub teine positsioon haarata Aivar Kuusi. Kolmanda neljanda koha eest rebivad Urmas Puusalu ja Gunnar Orav. Puusalu on Reinsalu oma meeskonna sõitja. Valdur Reinsalu ise jäi sedapuhku karikaetapist eemale. Kuigi vahed eriti suured rajal ei ole, seda just kolmanda neljanda koha peale. Värniku hoog oli suhteliselt hea, seda näitas ta ka eelsõitude puhul teise ajaga. Siin aga Mart Kork möödumast lätlasest Noviksist. Paraku peab Kork ise jääma juba järgmistel ringidel raja äärte tehnilise rikke pärast.
Kuigi Aivar Kuus ohustab ka liidrit Värnikut, ei suuda ta Värnikut päris kinni püüda. Gunnar Orav suudab aga rajal edestada alles suhteliselt väheste sõidukogemustega Urmas Puusalut. Kuigi ka konkurendid ei jää Puusalust kaugele, õnnestub tal omategi välja võidelda vajalik 4. koht, mis oluline finaali pääsuks. Niisiis lõppjärjestus selles sõidus Värnik, Aivar Kuus, Gunnar Orav ja Urmas Puusalu. Esimese ja teise mehe vahe oli lõpuks vaid paar sekundit.